tere, tere! Oleme jõudnud järjekordsesse Maakleri jutud laivi tere hommikut! ja Juba täna tegime siukse triki, et Martti pani natuke hiljem kui mina ja sekundi. mina ei tea siiamaani, kas ma olen laivis või mitte, aga nüüd tundub, et sain kinnituse, et ma olen laivis. Oled otse. Jah. Aga millest täna juttu tuleb, siis nagu alapealkiri ette näeb, siis hindamisakti hind versus kokkulepitud hind ja mis on nende erinevused ja kust need kujunevad ja nii edasi. Arutleme seda, aga väga palju muid asju, aga lihtsalt siis nagu ikka, minge vaadake loopargi.ee. meil on seal veel alles 5 katusekorterit 9-st, et läks ära ka kõige, ei, ma ei saa öelda niimoodi, et läks ära, broneeritud on Praegu on broneeritud kõige 2 korterit. suurem 3-toaline ka, mis on nagu äge, et üks inimene ostab ära ja talle väga meeldis. Nüüd loodame, et ta saab seal varsti võtmed kätte. No suur ühene ka, millel on siis niisugune eraldi magamistuba nagu. Ja siis tegelikult teine asi ongi, et kui te vaatate seda projekti, siis kes huvi tunneb ja otsib loole näiteks 2-toalist, siis vaadake kindlasti meie 1-toaliseid ka, mis on seal 36 ruutu, on üks ühene, mis on tegelikult hästi lihtsasti 2-seks tehtav ja üks 31 ruudune, mis on samasuguse planeeringuga, aga sutsu on seal see esik natuke väiksem, siis seal tulevad need erinevused, aga samamoodi on elutuba ja magamistoa nurk võimalik siukse läbilaskva seinaga lahendada niimoodi, et sul tekiks tegelikult 2 eraldi ruumi, mis on nagu 2 läbipaistva, jah. Noh, klaasseinaga. Osad ju ehitavad sellise nagu keskele nagu niisugune osaliselt. Osaliselt jah, 2 poolt saad sisse, Ja, et siis 2 on nagu voodi nagu keskel ja, nagu. ja siis lahendab ka selle hästi ära, aga see teeb pimedamaks kindlasti, et see ruum siis ei oleks nii praktiline võib-olla. Aga igatahes, millest siis juttu teeme, on täna siis see, et see nädal mina põrkasin kokku päris palju sellega ja arutlesin erinevate inimestega seda, et siis mõtlesime, et räägime ja arutame teile ka uuesti, et millest siis tuleb see, et hindamisakti hind mõnikord on nagu üks hind ja siis kokkulepitud hind lõpuks, millega müüakse või mis müügipakkumises on hoopis midagi erinevat ja mõnikord on siis olukord, tihtipeale on siis olukord, ma ei ütle tegelikult tihtipeale, ütleme 50-50. Mõnikord on, et tuleb akt madalam vahel tegelikult, pigem vahel jah, kui me hinnastame siis vahel. Või siis tuleb suht täpne või siis mõnikord on olukord, et tuleb natuke üle pole hullu. Aga inimesed, kes hinnastada ei oska, siis võib tekkida olukord, oleme kuulnud, minul seda ei olnud ei ole, et me müüme valehinnaga. Aga olen kuulnud, et on inimestel, kes saavad akti ja tegelikult on väärtus kordades kordades, 10 000 suurem kui müügihind kokku võib-olla lepitud. on alustatud kõrgema hinnaga müümist, kui see akti hind lõpuks tuleb, aga tõenäoliselt on siis ka vahepeal hinda kujundatud madalamaks ja siis on tulnud ostuhuviline. Siis on leitud kokkuleppe ostja müüja vahel ja siis tellitakse hindamisakt ja hindamisakt tuleb kas suurusjärk pluss see kokkulepe või siis natukene madalam, et panga jaoks on oluline selle asja juures see, et kui tuleb kõrgem, siis pank annab laenu nii palju, kui on läbi räägitud ja ei ole nagu küsimust, aga kui tuleb natuke madalam või et pole kui palju madalam, siis pank ütleb, et ostja peab oma finantseeringut lihtsalt nii palju juurde maksma nagu. Jah, selleks, et pank nagu ei taha, või siis kui on lisatagatis ja see on piisavalt suure väärtusega, siis see pole ka probleem. Jah, siis on ka nagu jah. Jah, et siis ei ole ka küsimus, et meil just siuke olukord oli, aga nad vaatavad selle lihtsalt üle. Aga miks see nagu oluline on, et tegelikult igas hindamisaktis on sisse kirjutatud kõikumismäär, selleks, et ükski akt ei ole esiteks samamoodi puhas tõde, vaid see on mingisugune statistika põhil tehtud nagu number ja mõnikord lihtsalt mis on hindamisakti, nagu see pealkirigi, mis on hindamisakti ja nagu siis pakutava hinna nagu erinevus mõnikord, on see, et meie maaklerina ja kinnisvara müüjatena oskame tegelikult aru saada ka emotsionaalsest väärtusest, aga kinnisvara hindamisakt ei saa seda nagu tegelikult arvestada, seal ei ole seda sees, et ta saab neid tehinguid vaadata. Korrus ja niisugused asjad nad alati nii väga ei erista nagu. No, ei saagi eristada, sellepärast et nemad on puhtalt numbrite põhised, vaatavad tehtud tehinguid minevikust, püüavad need kuskilt netiavarustest üles leida, et saada aru nagu, mis objektiga tegu oli.
ja see on tegelikult oluline koht, et hindajad tegelikult peavad selle üles leidma, kui nad ei leia näiteks seda, siis nad ei saa seda võrdlustehingut kasutada selleks, et nad peavad tooma ka hindamisaktis, nagu te teate, tuuakse välja pildid ja selle objekti nagu link või mingisugune niisugune viide. Seal on selle objektiga võrreldakse 13 müüdud korterit. Täpselt. Ja siis peab olema sarnases ruutmeetris, sarnases piirkonnas. Ja siis tulevad need plussid-miinused seal, et kas seisukord on parem või halvem. Kohandused nimetatakse seda. Ma ei tea, ruutmeetritest tulenevad kohandused, kõik igasugused pisidetailid. Rõdu, lifti olemasolu, you name it, korrus. Teised juba tehnilised asjad, maja seisukord. Absoluutselt. Kõike seda nagu hakkavad nad siis seal plusside miinustega nagu eristama, et kui kunagi oli hindamisakt, siis niuke, ma ei tea, võib-olla 10-15 lehte, siis täna on ta 30 lehte, millest küll pool on kõige olulisem number on ühe rea peal ainult esimesel lehel ja hindajatel on väga suur töö tegelikult seda kokku panna ja teha, et nende jaoks on küll vist niuke rutiin võib-olla, aga hästi suur maht on nagu ja kui keegi ma ütleks, et see on täiega totraks läinud, tegelikult ma olen neid akte aina rohkem vaadanud. Kui sa nagu tellijana selle ükskord põhjalikult võtad aega ja läbi loed, siis saab väga palju informatsiooni oma ostetava või müüdava vara kohta. Müüja jah, teinekord tellib ka. Aga seal on igasuguseid asju ja tänapäeval ja kes neid asju sinna nagu tegelikult hindamisaktidele soovivad juurde kirjutada kogu aeg, need nõuded tulevad tegelikult pankade poolt. Selleks, et pangas on samamoodi mingi hindajate osakond, kes nagu ju tegelikult vaatab neid akte üle ja annab kinnituse, et pangale sobib. Ja ma kuulen kogu aeg hindajate käest seda, et tegelikult ju nad käivad kogu aeg pankade esindajatega kohtumas, et pank tahab seda ja see ei meeldi. Kogu aeg on nagu justkui mingi mure ja siis kogu aeg update itakse ja täiendatakse neid hindamisakte ja lõpuks ongi see selline 50 leheküljel 30-50 lehte dokument, mida tegelikult enamus inimesed ei loe isegi otsast lõpuni kunagi läbi aga seal on igasugust, ma ei tea, radooniaste, müratase, mürakaardid, mingid viljakused, you name it. Ja tegelikult see ongi selles mõttes totter, et lõppkokkuvõttes seal on väga palju infot tekib juurde, mis ei mängi üldse nagu rolli, et ma olen vaadanud ikka hindamisakti nagu, ma ei tea, miks neid asju välja tuuakse. Võib-olla selliseid palju nagu võib-olla lisaküsimusi, mis üldse tegelikult ei ole nagu seotud selle objektiga. Absoluutselt. Nagu. Piirkonnas on selline, ma ei tea, Rail Baltica võib-olla on hea näide, et tulevikus tuleb piirkonda, siis kuidas see mõjutab piirkonda ja mingid sellised analüüsid ja nii edasi. Aga jah, see on hindajate pärusmaa, aga mis meie loogika siis oli ja mis mina see nädal nagu tahtsin veel eraldi välja tuua, et juhtus siis mõnikord sellised olukordi tuleb, et me tuli niimoodi, ei juhtunud ja kujunes niimoodi. Et meie üks müüdav objekt siis oli kõvasti kallima hinnaga kokku lepitud, kui tuli hindamisakt ja see kõvasti siis tegelikult oli kõikumismäär 8%. Nagu ma just enne ütlesin, siis 5-10% olenevalt piirkonnast ja objektist on tegelikult kõikumismäär aktides alati välja toodud, +-5. Ja seal on nagu see olukord, et seal me olemegi arvestanud sellega, esiteks piirkonnast tulenevalt me teame, et näiteks selle objekti hind on see, aga mis selle hinna alla tõmbas oli näiteks see, et seda võrreldakse, antud objekti võrreldi ainult uusarendusega, kuna me müüme ka, siis tegemist oli loopargis katusekorteritega, tegelikult uusarendust, mis on nagu rekitud majas ja seal on lihtsalt need miinused näiteks, et seal pole lifti, kuigi tänapäeva uutes 3-toalist kortsetes majades on liftid juba ja siis enamustes uutes arendustes on ka suured rõdud tänapäeval hästi nagu popid, et neid rõdusid tehakse. Meil ei ole rõdu, meil on katusekorter. Panipaigad. Ja panipaigad näiteks. Ja siis need kõik asjad kulmineerisid kokku selleks, et tegelikult hinda pidi tegema mingeid kohandusi, mis olid selle kahjuks ja tegelikult see lõi nagu hinna alla. Aga kui me turul vaatame, mis selle hinnast saab, siis tegelikult hindamisakti hind ei peegeldanud siis tegelikult selle korteri õiglast turuhinda ja samas ta jääb nagu lubatud kõikumismäära sisse ja tegelikult klient, talle ikkagi korter meeldis ja ta sai sellest ka aru, miks see nii kujunes ja tegelikult isegi pangast küsiti, et kas see on normaalne ja haldurid olid omavahel suhelnud ja lõpuks öeldi, et see on normaalne sellepärast, et mõnes kohas tulevad need käpid veel suuremad. Et ma ütleks, et kui nad tulevad veel suuremad, seal 10 tuhandetes ja protsendid jäävad nagu seal 10-20%, nagu siis on nagu kuskil keegi midagi pange pand. Aga kui ta jääb tegelikult lubatud 5-10%, siis tegelikult see ongi see
see ongi see emotsionaalne väärtus, kuidas nagu asja hinnastada ja see ei ole õiget ja vale, vaid ongi täpselt see, et ostja ja müüja kokkulepitud hind ongi tulevikus turuhind, et nagu mis kajastub lõpuks statistikas, ta on alati turuhind, et nii on ja tegelikult noh, ütleme siis patsutame õlale, et me lööme piirkonnas 3-toalise ruutmeetri hinda lihtsalt tulevikus ülespoole, on ju. Noh, need nagu võrreldakse ei ole nagu võib-olla sel hetkel ka tegelikult täiesti uued juba tänaseks, aga nad on ikkagi selle uue nagu väärilised, aga meil on nagu uus ikkagi täiesti. Ja meil võrreldakse ka ainult uuega, et vana kortermajaga ei saa võrrelda. Et siuke huvitav nants. Hindamiste puhul on teinekord küsimus, et kes siis nagu tellib hindamisakti, et üldiselt on ikkagi turg see või reaalsus see, et tellib ostja. Kui ta pangalaenuga ostab, et tegelikult nagu ei pea tellima, kui sa ei osta pangalaenuga, et kes küsib, ongi nagu panga esindaja. Teinekord on müüjad müügi alguses tellinud hindamisakti, siis on ka võimalik seda esitada pangale ja kui pank ütleb, et see on piisavalt see on siis see periood on sobiv. Mõistlik jah. No ütleme maksimum võib-olla seal turvaline mõelda on pool aastat. 3 kuud, 6 kuud. No täna stabiilses turuolukorras ikka 6 kuud kindlasti. Et ütleme pank otsustab seda, et kas see on nagu sobiv ja siis mõnikord isegi aasta. Teinekord müüja müüb selle ostjale, teinekord müüja annab selle ostjale, et ise tuleb läbi rääkida. See on siuke kokkuleppe asi, aga jah, põhipraktika on ikkagist ostja tellib seda, mida tal vaja läheb panga jaoks esitada ja nii ongi. Ja tegelikult siin on ka hea koht, et ka kõik pangad pakuvad alati hindamisteenust oma koostööpartnerite näol, siis kinnisvarabürood pakuvad, et siis tihti ma turul näen klientidel on nagu segadus, et kelle oma ma siis nüüd nagu võtma peaks või mõnikord on mõnel kliendil ka selline arvamus, et noh, et kui ma maaklerilt tellin, siis neil on kindlasti mingi oma hindaja, kes teebki selle hinna nagu justkui nagu ostja kahjuks, et noh, kas teeb kõrgemaks või teeb madalamaks, on ju, olenevalt olukorrast. Aga tegelikult meie seda kontrollida ei saa, et isegi kui me saame oma hindajatega hästi läbi, siis esiteks hindajatel on alati see, et 2 hindajat vaatavad selle töö üle. Pankadel, nagu ma mainisin, oma hindajate osakond, nad saavad aru, kui seal tehakse mingeid jamasid, kirjutatakse kokku ja hindajaid kontrollitakse kogu aeg, nii et nad kindlasti ei taha mingi suvalise tehingu pärast sellega nagu riskida ja kui nad seda liiga palju ja kui nad teevad liiga palju neid vigu, siis võib vabalt olla, et ettevõttega soovitus lõpetatakse koostöö ära tegelikult. No täpselt jah, see on kõige halvem versioon sellest Blackina. Siin küsitakse ka nende aktide nagu hindade kohta, et noh, üldiselt on enam-vähem sarnased nüüd hindamispakkujad hinnad, aga noh, erinevus on, et tasub nagu võib-olla teinekord küsida, et mida nagu hinnata, et kas seda, et saab natuke kiiremini ja maksad võib-olla natuke rohkem või siis seda, et sa saad natuke odavamalt, aga läheb nädal-2 rohkem aega nagu. No see ongi. Seda tasub ka hindajalt alati küsida, palju aega läheb nagu. Ja seda olen kuulnud tihti turu pealt, mis on kõige suurem eelis võib-olla see, et kui meie müüme mingit objekti ja meil on hindajate partner, siis me saame nagu garanteeridagi selle aja, et noh, meie hindaja ütleb, et 3 tööpäevaga saab see asi tehtud, on ju, ja see on nagu kliendil meili peal, siis see nii on. Aga kui tihti ma olen kuulnud kahjuks tagasisidet turult, et kui võetakse panga kaudu tellitab mingi partner, siis esiteks neil ongi tööd palju ja see on nagu hea iseenesest loomulikult. Ei, mul oli viimane olukord niimoodi täiesti, et klient ütles ju seal samas lool üks teine katusekorter, mitte uusarenduses. Et noh, et kõik oleneb hinnast, et mina võtan sellega, mis on kõige parem hinnaga. Ma ütlesin selge, et noh, püüdsin küll nagu selgitada, et meie kaudu saab kiiremini, me kontrollime olukorda, me teame, kus protsess on. Aga et kui te võtate võõra, siis ma lihtsalt ei saa helistada, küsida, et kaua läheb veel. Ja siis ta sai pangast siis nagu kontakti ja siis väidetavalt pank saatis selle tema kontakti, et ta soovib hindamist sellele objektile, saadeti kuskile büroodesse laiali, nii nagu tegelikult pangad teevad, et kuidas pangad teevad, et ega nad ei saada lihtsalt Mallele seda, et kuule Malle, et Maksim tahab hindamist, vaid nad tegelikult teevad niimoodi, et neil on koostööpartnerid, laenuvaldur saadab kõigile kirja välja, et tehke palun kliendile pakkumine, võtke ühendust ja tegelikult oligi see olukord see, et kliendile öeldi, et aga võetakse samal päeval ühendust, tegelikult ei võetud 3 päeva jooksul mitte midagi ühendust ja siis ta ütles, et tema ei viitsi oodata, et paneme meie oma töösse. Aga ta kaotas 3 päeva. Tegelikult kui ma oleks kohe ära tellinud, oleks tegelikult 3-4 päevaga see juba olemas olnud. Ja sealt need nädalad lähevad ja siis tuleb nädalavahetus vahele ja siis inimesed mõtlevad, miks asjad ei liigu, aga kinnisvarabüroodena ongi see meil maakleritena ka hea, et meil on nagu otsekontaktid
me saame seda infot hästi kiiresti vahetada. Saamegi hindajalt küsida, millal et tal on saada... võimalik minna tutvuma, kui kaua läheb valmimisega aega ja millal on nagu olemas. Et me ei saada päringut välja, vaid me teeme lihtsalt otse kõne ja küsime, et kuidas on. Leiame hindaja, kellega saab nagu kiiresti tegutseda. Absoluutselt, et see on hästi suur erinevus, mis tegelikult meil on ja teistel ei ole. Ja teiseks toome siin ühe olukorra veel välja, mis mul praegu selle käigus tuli, et see nädal mul oli seda olukorda vaja jälle kasutada. Et iga korteri või kinnisvara müügi puhul on mõnikord see, et klient läheb panka, siis tekib mingi segadus seal laenuhalduri ja kliendi vahel suheldes, siis meil on võimalik suhelda pankade ja laenuhaldurite partnersuhete juhtidega otse meili teel või siis ka telefoni teel. Ja me saame mõnikord mingile asjale nagu väga kiirelt vastuse versus see, et kui klient seda ise teeks, siis põhimõtteliselt võib-olla jääbki lahendamata või siis laheneb see alles 2 nädalaga või nädalaga. Ehk siis see on jälle üks eelis, kus saame meie nagu protsess hoida hästi nagu ajaraamides. Et noh, Eestis on ikkagi täna nii, et kui sa tahad kinnisvara osta, oletame siis pangaga, kui kõik asjad liiguvad nagu ladusalt ja info liigub, siis tegelikult 2 nädalaga on võimalik jõuda vaatamisest kuni üleandmiseni nagu väga, väga vabalt. Et noh, 3 on juba tegelikult siuke, ma nimetaks venitamiseks. 2 on ikka väga kiire. Ei, siis selles mõttes, et kui kliendil on pangas käidud, siis tegelikult ei ole midagi keerulist. Akti saab, ütleme, nädalaga ja siis on notari aeg nädal aega ootama. Ja siis on notari aeg, no ütleme 2-3 nädalat. 2-3 nädalat on hästi okei, aga ma kuulen siin, et inimesed ostuprotsess kestab 2-3 kuud, et see on puhtalt tegelikult sellest, et asja ajamine on hästi katkendlik ja ei ole nagu ühtselt igapäevaselt ei tehta selle nimel midagi. Siin ka kliendil oli laenutaotlus saadetud, teda ei saadud kätte, siis haldur kirjutas, et ma lähen nüüd puhkusele ja tulen 24. mail tagasi. No ja mõned kliendid ei küsi ka. Aega nagu ootas, mõtles, mis ta siis teeb ja siis meil tuli jutuks sellest ja siis ma kirjutasin meie partnerisuhet suunati kohe ümber spetsialistile ja leiti kohe uus haldur ja tegelikult on tänaseks juba jälle asjad edasi liikunud ja me saame hoopis 29. juba notarisse minna. Et et sellist asja, kusjuures seda tuleb turu peal mul tihti ette, et ikkagist korduvalt on, et inimesed ütlevad, et mul läks kliendi haldur läks puhkusele, et ma ei saa praegu midagi teha, siis ma küsin, et kuidas niimoodi, et mis pangast, ma alati küsin, mis pangast sulle niimoodi öeldi, siis tegelikult see on natuke klientide enda tõlgendus ka, et tegelikult ma ise usun siiralt, et iga haldur pakub asendust ka, aga kõik ei saa nagu klienti kätte ja siis nad pakkusid lihtsalt aja välja. Aga alati on võimalus pangas küsida asendushaldur, kui teie haldur läheb puhkusele või teiseks isegi, kui teile tundub, et ei saa oma halduriga nagu hästi läbi, siis ei tähenda, et te peate panka peale vihastama ära minema, vaid mõnikord oleneb lihtsalt sellest, et andke meile teada, kõik on inimesed, ei sobi oma vahel ja vaheta haldur välja ja sul asjad lähevad 3 korda paremini ja sa võid seda vabalt nagu ettepanekuna teha haldurile, et ma soovin, et teie kellegi kolleegiga asju edasi ajada ja tegelikult teid suunatakse ümber, et nad ei võta seda isiklikult, nad on ka harjunud sellega, neil on musta paksu nahka piisavalt, ma arvan, need, kes on pikalt halduritena tegutsenud. Et see on see teema ja hindamisakti kokku lepitud hinda, ma olen siia pannud vahepeal ka selle, et me tahtsime hinnakujundusest rääkida ka sellises vaatevinklis täna, et maakler, et kuidas meie hinda kujundame, et toome natuke detailid välja, versus omanik, kuidas tavaliselt kujundab hinda ja siis kuidas tegelikult hinda kujundab, et võib-olla hakkame tagantpoolt pihta, kuna me hindajatest just rääkisime. Hindajad on konservatiivid. Me nimetame neid konservatiivideks. Ja loomulikult nemad võtavad ju aluseks lihtsalt tehtud tehingud, vaatavad, mis on müügis parasjagu ja nende võrdluses siis leiavad plusside miinustega tegelikult selle summa ja nemad lihtsalt teevad, korrutavad ja liidavad ja lahutavad põhimõtteliselt, nemad ei mõtle selle peale, et no ikka mõtlen, nad inimesed, nad käivad ka koha peal, on ju. Ma mõtlesin siis seda, et mingid vaade on ilus või ma ei tea, lähedal on mingi ilus park või nad nii ei hinda nii palju nagu. Ma pigem ütlen niimoodi, et mitte hinda, vaid nad ei oska seda näha selleks, et tegelikult hindaja ei tegele müügiga. Hinda asi on nagu anda asjale mingi konkreetne mingi väärtus ja seda arvestades tugevalt sellest, mis on tehtud tehingute baas, aga ta ei saa nagu üle hüpata sealt, et mulle tegelikult see vaade meeldib, ma panen 10 juurde, aga kui nagu numbrid ei luba, siis ta ei saa seda teha. Siin on teinekord olnud perioode, kus aktid tulevadki madalamad, sellepärast, et hinnad ongi madalamad ja siis on hakanud turg võib-olla just nagu tõusma ja siis on need ostumüügi hinnad on nagu kõrgemad või siis on ka vastupidi, et aktid tulevad kõrgemad ja
sellest nagu teinekord nagu segadust nagu, et jah, tasub küsida siis kas maaklerilt või hindajalt kas või lisa nagu selgitust, kui on see erinevus nagu. Ma olen tihtipeale ikkagi, kui ma näen ära, et noh, ma tean, kuidas hindajad akte nagu teevad, et ise ju saame moodi hindajalt küsida, siis saab alati öelda, et kui te juba teate, noh, meie EOS teame, kui me midagi müüme, et kas on oht, et see tuleb nagu kõvasti madalam või kõrgem, siis me nagu oskame alati seda nagu välja tuua õigel hetkel, et ei tekiks seda üllatust, et kui inimene on 300-500 eurot olenevalt hindamisakti hinnast maksnud ära ja siis saab enda üllatuseks, et aga siit tuli 30 000 odavam, et noh, mis asja nagu. 10%, 20%. Et noh, maja puhul tegelikult, kui sul on 300 000 maja ja 10% kõikumismäär, siis see 30 000 nagu tundubki inimesele, noh, numbriliselt see tundub nagu mega suur, et mis asja, kuidas see võimalik on. Aga tegelikult ütleme mingis perspektiivis, kui sa ostad 600 000 maja ja sul on kas või 5% on ju, siis see on 30 000, et see on nagu, tundub suur, et kuidas saab nii palju kõikuda, aga tegelikult see kõikumismäär nagu on protsendiga peab seda vaatama, et seda ei saa nagu ainult numbriliselt vaadata. Numbriliselt on jah liiga suur. Et see tundub jah, mõttetult kallis, et võib-olla saab selles odavas piirkonnas kuskil korteri osta, on ju. Et kuidas kõigub. Aga kuidas siis omaniku hind tegelikult turul tekib ja mida meie näeme kogu aeg, kuidas omanikud oma kodu hinnastavad, et selle kohta on hästi palju nalja ka tehtud, aga et eks omanik kõik kõige parem on nagu lihtne lause. Nagu ise tegin, ise panin. Et ma olen jälginud kinnisvara portaalis kuulutusi, ma olen vaadanud seda piirkonda, lähtutakse nagu sarnaste korterite ruutmeetri hinnast isegi. Või vaadatakse ainult ruutmeetri hinda ja mis siis see korter on suurem või väiksem, mida võrreldakse nagu. Ja kommunaale unustatakse ära ja tegelikult mingid miinuseid nagu ei loeta miinusteks, vaid ollakse ise harjunud, et tegelikult pole hullu, on ju. Et kõik sellised väiksed nüansid hakkavad tegelikult rolli mängima ja võib-olla noh, kõige suurem hinnakääri nagu tunnetuslik erinevus tekib ikkagi sealt, et enamus inimesed ju elavad kuskil, kus nad elavad, siis neile ilmselt meeldib seal ja nad on nagu rahul, milline on see viimistus ja disain ja kõik see. Või siis nad on harjunud sellega ja nad ei pea seda nagu miinuseks, aga kui me paneme lihtsalt mingi suvalise objekti, kui võtame inimfaktori ära ja paneme võrdlema teiste korteritega, siis tuleb alati ikkagi oluliseks rolliks nagu milline see korter välja näeb. Et kas ta on nagu ilus, kas ta on terviklik, ta võib vana olla, aga küsimus on ikkagi selline üldine kontseptsioon, et täna siin just 40 minutit enne arutasin ühe tuttavaga, et kuidas siis on ikkagist nii, et täisremont, viimistusremont ja kuidas see hind ühtepidi tõuseb ja teistpidi tõuseb, et ikkagist üldine luuk on nagu täna siiamaani hästi oluline, et isegi kui see on vana korter, siis ta peaks olema kuidagi siuke ühtsed toonid, ühte moodi korrastatud, tühi, puhas, värske nagu mulje, et ta ei ole nagu must ja määrdunud ja segamini. Ja teiseks on siis näiteks kõige suurem võib-olla arusaamatus täna tekib näiteks köögimööblitega minu arust. Et see on natuke praegu uip mõte, mis mul tekkis, aga ma tunnetan seda, et vannituba ka, et need 15 aastat vanad köögid ja vannitoad, mis täna on, need on tegelikult ju justkui jumala okei. Plaat seinas, puhas, korras, kõik toimib tehniliselt praktiliselt sama pesumasin, mis täna on ju, näeb disainilt praktiliselt sama välja, aga tegelikult on moraalselt vananenud. Ja see moraalne vananemine tähendabki seda, et ta ei ole nagu, ta ei ole tänapäeva disainiga enam ja see mõjutab hinda ja omanik ei oska seda näha. Plaadid, seina, köögi, materjalid, kõik on tuhmunud või siis vanasti olid kirkad värvid vannitoas, roheline, kollane, you name it, punane ja väiksed plaadid, siis täna on tegelikult trend, et on suured plaadid, 60x60, mõnel veel suuremad ja ma ei tea, hallid ja pastelsed ja võib-olla liivakarva värvi, siuksed toonid on ju, aga jah, vaikselt hakkab tulema seda trendikat väikest plaati, rohelist ja pannakse dekoratiivplaati, nimetatakse. Ostjad on nagu teadlikud, nad käivad ikkagi üsna mitut pakkumist vaatamas ja nad tunnetavad ka ära, kus on nagu värskem ja kaasaegsem, kui on nagu selline vana ja seisnud või koristatud ja pestud ja selleks, et eks Windows shoppingut KV-s teevad igaüks ja vaatavad neid premium kortereid ka nii-öelda ja siis sul tekib ikkagi see nagu arusaam, et ja seal, aga ongi see seis, et omanik nagu ei oska seda miinusena täna arvestada, et kõik on ju korras. Et kõik on ju korras, toimib ja see 15 aastat mööbel ei näe ju kõige kohutavam välja, aga tegelikult on vana ja sealt tuleb nagu hästi suur erinevus nüüd tihtipeale maakleri
ja omaniku hinna vahel natukene võib-olla seal tuleb alati siis hakata rääkima, et millest see hind ikkagi kujuneb ja miks see nii olema saab. No ja siis kolmandaks ongi see maakleri hind. Et meie maaklerina tegelikult, kui on professionaalne maakler, siis tema teab hindajate hinda, arvestust enam-vähem, siis tema oskab nagu vaadata omaniku silma läbi ja tegelikult ta oskab vaadata nüüd läbi maakleri silma läbi, et kas see päriselt müüa ka saab, et läbi ostja silma nagu jah. Et ta nagu näeb seda kõike kolm aspekti korraga ja siis kui ta on nagu selline kogenud maakler, siis ta oskab näha seda. Ja siis hea maaklerina ta annab omanikule nagu sellest teada, et kuuled, et okei, akti hind võib nagu täna olla umbes selline, noh, sinu hind on selline, aga näed, meie soovitatud hind, millega võiks turul nagu müüma näiteks hakata, oleks selline ja mõnikord see erineb siis ja tihtipeale on olukord, kus see erineb ikkagi omaniku, jah, jällegi omaniku hinnast nagu allapoole. Aga mõnikord on ka olukord, kus omanik alahindab kinnisvara ja seda juhtub mõnikord pigem olukordades, kus ise sees elata. Et see kinnisvara nagu on lihtsalt, noh, seisab kuskil või on üüril pikalt olnud. Ei ole kuidagi seda emotsionaalset sidet vaata. Siis on nagu realistlikum. Siis see on alati nagu realistlikum ja mõnikord on siis olukord, kus omanik isegi on valmis liiga odavalt ära andma ja meie näeme, et kuule, tegelikult sul on täitsa okei asi siin, et seda saab 5000, 10 000 kallimalt müüa. Et see on nagu hästi suur erinevus ja hästi, meie töö üks suurimaid nagu tegelikult igapäeva väljakutseid kogu aeg laveerida nende hindade vahel ja inimestele nagu selgitada erinevaid vaatevinkleid sellest, et mis see hind täna nagu olla saab müügi perspektiivist. Eelmine nädal vaatasin ka kuulutusi erinevaid eraisikuomasid ja kõigi puhul, noh, ma ei tea, võtame siis üldistavalt, oli selline tunne, et peaks 10% nagu maha võtma hinnast nagu, et enamasti nii ongi, mida me portaalides ka näeme. Ja kui nagu selgitada, et selliste hindadega on müüke tehtud, kui me oleme saanud hindajatelt nõu küsida, siis see on ikkagi, et see oli ju nii palju aega tagasi, mul on ikkagi palju parem korter, mul on siin kõik hästi, mul on aega, mul pole kiiret, aga kiire kipub tulema ootamatult, ma olen nagu väga tihti nagu seda märganud, et inimestel see kiire saab äkki otsa. Et on mingisugused tähtajad ikkagi inimestel nagu ja siis hakatakse hoogsalt hinda langetama, aga ei ole seda ostuhuvilist ja lõpuks tuleb ostuhuviline, kes võib-olla ostab palju madalama hinnaga nagu. Kusjuures selle jutuga mul tuli jälle meelde üks hea mõte, et mõnikord, ma ei tea, mis piirkonnas keegi oma korterid müüb, aga või kinnisvara üldse nagu kinnistuid või maju. Piirkonniti on hästi huvitav olukord selles osas, et mõnes piirkonnas on nii, et kui sa paned objekti, räägime müügist praegu, paned müüki, siis seal on nagu sükene kogu aeg sükene normaalne huvi. No iga nädal keegi tunneb huvi, küsib, tahab näha ja käiakse ja vaadatakse. Aga mõndade piirkondadega on niimoodi, ma võin näiteks öelda Lool ja üldse Jõelähtme vallas tegelikult, kuna ma olen seal väga palju tehinguid teinud. Seal on niimoodi, et seal nagu paned midagi välja, kus on okei asi, siis sul tuleb 2-3 huvilist, ühel päeval põhimõtteliselt helistatakse alati. Tulevad, vaatavad ära ja siis on jälle vaikus, siuke 2-3 nädalat ja siis jälle 2-3 huvilist, jälle korraga, nagu kokkulepitud asi oleks vaata. Ooti nagu, et ongi, ja see on tegelikult igas piirkonnas natuke erinev, et noh, ma ei tea, ma olen Laitses müünud, et seal, või kui võib-olla räägime niimoodi, et mitte Laitsest, vaid räägime Tallinnast väljaspool 50 kilomeetrit piirkonnad, siis seal on tihti niimoodi, et kui me müüme mingit suvilat või kinnistut, siis on võib-olla niimoodi, et aastas korra tulevad need 4-5 tõsist huvilist, kes seal tahavad läbi rääkida ära ja tegelikult siis on jälle pool aastat vaikus selleks, et see ongi midagi no ma toon näiteks hea näite, et ühe tehingu, mis me siin just tegime ühe ägeda kinnistuga Vana Luiste mõisa kinnistualad, siis seal oli niimoodi, et ma panin maaklerlepingu alguseks või kehtivusajaks 1 aasta, kuna ma teadsin, et see on siuke piirkond, et seal nagu aastas korra 2 ongi nagu seda, kes otsib midagi sellist, on ju. Ja klient ei saanud sellest alguses nagu aru, et kuidas saab aasta aega minna, on ju. Et me müüsime akti hinnast kohe odavamad ka, kusjuures minu ettepanekul selleks, et ma nägin, et muidu me ei müü ära. Hinnast igasuguse asju, aga kui ei ole ostjad sellisele asjale. Ja siis minu ettepanek oligi tol hetkel ka juba peaaegu natuke alla 10% hinda kohe paremaks panna, et ei lähe akti hinnaga, et akti hind ongi natsa kõrgem. Ja tegelikult ikkagist juhtus see, et me müüsime täpselt 1 aastaga selle ära, et ma vaatasin lepingut, et 1 päeva erinevus oli nagu, et nagu varem siis, et noh,
päris täppi panin. Ma arvan, et sa oled ka märganud, et kui sa mingi objekti me teadsime seda. Mingi objekti paned nagu avalikuks, oled nagu hinnastanud kõik ära teinud, on ju, paned avalikuks, siis on see, et kas tuleb kohe nagu mitu huvilist vaatama või siis ei tule üldse kedagi. Ja siis on ilmselge, et kas on nagu õiglaselt hinnastatud huvitav objekt või siis on liiga kõrge hind ja inimesed ei võta ühendust ja ei tule üldse vaatamagi. Ja hinnapakkumisi täna nagu meilidel, ma ei tea, ei tehta vist väga. Eriti ei armastata teha jah, selles mõttes, kirjutatakse küll, et mõned teevad üksid suvel, jah. Kommunaali küsitakse hästi tihti meilt ilma igasuguse nagu telefoninumbri asjad, lihtsalt saadetakse, et tere, sooviks talviseid kommunaale näha. Et vahepeal oleksid täna siin üks päev üks tuttav ütles, et nende maja otsustab või soovib teha nagu maja renoveerimist ilma nagu selle riigi toetuseta, endine KredEx on ju, et tõenäoliselt tuleb remondi ruutmeetri hind 4 eurot. Ja et mõelge, kas siis nagu Oskar ütles, et sellest majast ruttu jooksu panna maha müüa või siis oodata, et see maja saab ilusti korda ja siis lihtsalt maksta. Jah, ja teine asi maksta ja seal on jälle alati see küsimus, et meil on ka siin mõned olukorrad, et siis oma jaoks välja mõelda, et okei, teil saab see maja korda. Kommunaalarve läheb päris koledaks, arvestades remondifondi, et see turul on väga suur faktor täna olla konkurentsis, kui ta tipuhinnaga müüa. Versus see, et ega sa, kui otsus on vastu võetud ühistus, sa ei saa nagu ostjale mitte öelda seda, et see on nagu tegelikult varjatud puudus, kui sa seda ei ütle ja hiljem tuleb välja, et aga ühist on juba otsuse teinud ja mulle seda ei avaldatud, on ju. Aga kui see on alles siuke, kõige tavalisem on olukord tegelikult, et see on nagu siuke lahtine, see on lihtsalt idee ühistul. Jutuks tuld, et tahetakse korda teha, siis on nagu veel hea protsess, hea müüa. Ikka tuleb selgitada. Et ikka tuleb selgitada, et ühistu arvestas, et võib-olla tahetakse teha, aga vaata inimesed siis ei mõtle selleks, et reaalsus on see, et inimene on ikkagi psühholoogiline loom ja niikaua kui kommunaalarvel ikkagi seda kallist seda remondifondi makset ei ole, siis inimene nagu ei kujuta ette, mismoodi see mõjub. Lihtsalt nii on. Ja tegelikult, aga lõpuks kui ta tuleb, siis ja, see mõjutab. Sellised numbrid on mõjutavad nii tulevast müüki kui ka üürile andmist. Et... Lõpuks see võib viia selle olukorrani, mis ma tegelikult selle jutuga öelda tahtsin, on see, et remondifond tõuseb, maja läheb ilusamaks, just kui korterind tõuseb, aga kommunaal läheb ka kõrgemaks, mis tähendab tegelikult see, et mõne objekti puhul võib see olla vabalt nii, et ta tasandab ära, tegelikult sa ei saa korteri hinna tõusu ei teki. Miks? Sellepärast, et sul on tulevikus nii kõrged kommunaalid, et sa pead odavamalt müüma, isegi kui maja on korras. Siis, muidu ei osta selleks, et nad ei taha püsikuludena saada iga kuu kommunaali 500 eurost, näiteks vanas majas, mis on 2-toaline või 3-toaline. Aga samas, eks normaalne on see, et täna on igal pool, mitte ainult ühes majas, vaid üle Eesti on ju hinnad tõuseb kogu aeg ja mure. Aina enam see kommunaalide tõus on aktuaalne. Et see on aina aktuaalsem ja eks ühel hetkel jälle raugeb, kui inimesed nagu ära harjuvad sellega, et uus norm ongi see, et 2-toaline talvel maksab 250, 3-ne 300, 350 ja ma ei tea, 4-ne on juba 400, 500, aga täna sellega veel harjutud ei ole ja tegelikult see ei ole nagu kui sellised numbrid nähakse, siis tegelikult ei ole enam see korter huvitav nagu. Ei ole jah, absoluutselt. Olen seda ise näinud ja saan sellest täiesti aru. Eriti ja veel kõige hullem, kui on tegemist üürikorteriga. Et sul on nagu üürihind võib-olla 600 ja kommunaal talvel on 450, siis see on nagu tähendab seda, et sa pead kas ise hakkama remondifondi maksma või siis pead üürihinda langetama lihtsalt, et huviline leida nagu. Jah, et see summa summarum peab jääma turu konkurentsi. Okei, ma ei tea, mul enam otseselt mingid mõtteid täna ei ole, et kas sul on mingid, mida sa tahaksid oma nädalast veel jagada või? Lihtsalt tulebki nagu küsida, kui ei ole nagu selge, kuidas asjad on, et kuidas asju võiks ajada nagu, et millises järjekorras ja nii edasi, et seda nagu kuuldanud ka ja siin üks sõber nagu ostab nagu uude arendusse uut korterit ja tal on ikka väga palju segadust nagu, et pole kunagi kas tal või talle antakse palju ta ei ole lihtsalt asjaga kokku puutunud ja antakse võib-olla sellist osalist informatsiooni ja ta siis ei oska seda ise lisada sinna, mis on nagu vaja. Ei loo seoseid. Ja. Eks see tekitab segadust ostjatel, need, kes ei ole üldse kunagi ostnud, et mis asi näiteks kõige raskem osa minu arust ostu. Millal tellida hindamise akt kas või näiteks on? Jah, no see on veel väga lihtne, aga kui uusarenduse ost paberil on, siis on see, et mis asi see võll on ja mis asi see asjaõigus on ja miks neid koos ei tehta ja miks me 2 korda notaris peame käima
ja see tekitab mõnikord, okei, kui sul mingi Merko müüb, siis ma saan aru, et inimesed kuidagi pimesi usaldavad niikuinii suuri ettevõtteid nagu, et siis ei pea midagi küsima, küll kõik korras. Aga kõige raskem koht ongi võib-olla väikearendajatel selle koha pealt, kui nad tahavad veel müüki teha. Et seal nagu tekib alati see küsimus vaieldamatult, kes see arendaja on, kas see asi saab ikka valmis, et kas ta ikka garantii annab umbes, mingid siuksed küsimused tekivad, hirmud. Ja siis on, eks meie asi on selgitada, aga mida ma turul ikkagist lõpuks näen, võib-olla see on hea point. Ükskõik, kas see kinnisvara on hea või halb, numbriliselt ostjale ei selgita sa kunagi seda ära, et miks ta peaks seda ostma ja miks see on tegelikult hea otsus. Inimene ostab puhtalt emotsiooniga, seda ei tohi ära unustada. Kui talle meeldib, siis ta kaalub seda. Ja kui tegelikult talle ei meeldi, siis ei ole vahet, mida sa talle ette söödad, kas need on odavad kommunaalid või head naabrid või ilus vaade või siin on see sein niimoodi ehitatud ja siin et kõik on praktiline, et see ei ole koht, miks inimesed ostavad oma asju, et asjad on nad ostavad puhtalt emotsiooniga, kuidas nad seal ennast sellel ülevaatuse hetkel tunnevad. Näevad, mis täpselt, kas nad tahavad elada seal või mitte, see on nagu puhtalt auto ostmisega samamoodi. Et tõenäoliselt, kui nad tulevad, nad on selle hinna ja rahaga juba arvestanud nagu, et see ei ole nagu enam see asi, aga kui neile koha peal ei meeldi siis või müüa ei meeldi, siis see ei ole ka nagu see ei räägi seda ringi, jah, see ei räägi seda ringi. Siis on üliharva kui üldse. Pakkumine on täna ka nagu palju, siis käiaksegi, vaadatakse palju ja tuntakse ennast ühes kohas paremini kui teises ja võib-olla väike nipp ka teile lõppu, et fakt, kui ise müüte, fakt on see, jällegi kogemus ja praktika, et kui ostja teiega, kes käib teie kinnisvara vaatamas, ükskõik mida teile ütleb, et ta läheb panka oma asju ajama või mida iganes, kui ta tegelikult 24 kuni, ütleme 0 kuni 48 tundi teiega ise ühendust ei võta ja ei anna kuidagi märku, et kuule, lähme diili, lepime midagi kokku või ma olen selle hinnaga nõus või mis iganes. Kui ta järelkontakti ise ei tee, siis tegelikult suur tõenäosus, ma julgen öelda 95%, on see, et tegelikult ei ole huvitatud teie objektist. Isegi kui ta saaks selle 10 000 odavamalt. Endiselt on ikkagi seda ka, et inimesed ei saa kätte ostuhuvilist. Ostjad ei kätte nagu, et siin käidi vaatamas korterit nüüd mingi nädal tagasi. Olen kirjutanud, olen helistanud, kõik. Ei ole mingit suhtlemist. Ja nüüd hästi tihti, see on tavaline, kaovad maal ära. Välismaalane vastas mingisugune nädal hiljem SMS-iga, et mul on pangaga mingisugune arutelu, et ma ei saa praegu võib-olla ostagi. No see on jälle vaata see leitud vabandus, et nad ei julge justkui vastata, et või ei taha või tegelikult ei hooli, ei ole prioriteet. Tal ei ole kiiret nagu. Tal ei ole kiiret. Ei, tal on suva, see on aus vastus. Et see on aus vastus ja tegelikult, aga mis meie maaklerina alati teeme muidugi on see, et mina isiklikult alati helistan niikuinii kliendid üle, kes on koha peal käinud päeva 2 jooksul pärast kohtumist ja küsida, esiteks juba sellepärast, et kui ta ütleb meile seal ei, siis meie portfellis ei ole ainult see korter on ja meil on veel võib-olla midagi, et äkki me saame talle midagi jätkuvalt pakkuda ja või siis teiseks öeldagi, et head teed ja äkki tulevikus, kui meil midagi tuleb, siis saame pakkuda, aga et me ei jäta teda nagu täitsa külmalt rippuma, et me ise ka ei helista, et siis on nagu meie töö oleks mõttetu vaata, mingit feedbacki võiks saada. Et koguda seda võimalust tehingut teha. Okei, aga selle nädalal siis niimoodi, et teeme tarku tehinguid ja näeme juba notaris. Kõik head, toredat päeva. Tšau. Tšau.